tere sõbrad, see siin on Mahfishingu uus laoruum või õigemini veel ei ole, aga sellest saab, nagu näha, ma olen hakanud juba mingid riiuleid seal püsti panema. Aga eile ma sõitsin, ma olen üle 500 kilomeetri, ehk siis kõigepealt Viljandist Võrru, Võrust Põlvasse, Tartusse, Tallinnasse ja siis uuesti Viljandisse. Ja sealt ma sain kõik need perfoplaadid, postid ja mis on kõige tähtsam, kuhu kõik see mant ära mahutada, selleks on vaja hullult palju niisuguseid konkse. Ja neid konkse ma nüüd sain ja nüüd ma panen siia niisuguse mõnusa ruumi püsti. Plaanis on panna see sein, perfot täis ja teine sein ja siis siia keskele tuleks ka riiulid, nii et saab siit sisse tulla ja tiiru peale teha. Ja miks ma seda teen, on see, et ma ei mahtunud enam oma eelmisesse ruumi ära. Olin seal põhimõtteliselt asjade otsas juba. Nii et lihtsalt oli vaja ruumi juurde ja nüüd ma selle eelmise ruumi jätan niisuguseks kolakambriks ja siin teen niisuguse viisaka ruumi, kuhu siis tegelikult kõik soovijad saavad ka tulla asju näppima. Mitte küll lihtsalt muuseumisse, et pigem on oodatud need, kes on endale midagi välja valinud internetist, aga tahaks nagu näppida ja vaadata, et siis tegelikult saab ka koha peale ostlema tulla kokkuleppel, kuna ma kahjuks igapäevaselt ise seda tööd veel ei tee, kuna te ostate nii vähe. Okei, nali. Et siis ma lihtsalt ei saa siin iga päev olla ja nii-öelda kliente vastu võtta nagu pood. Aga kokkuleppel saab tulla ja saab asju ise oma silmaga vaadata. Aga mis seal ikka, tööd on palju. Osasid asju ma juba hakkasin tooma, siis Repro Busteri Ergid ma juba siin natukene midagi tõin, aga jäi pooleli, et mõtlesin, et mis ma neist ikka siia kolin, et toon ennem kõik seinad ja nüüd mul on see seina materjal olemas, ma panen seinad püsti ja siis ma vaatan, kuhu mis kaup läheb, et seda manti on päris palju, et eelmises ruumis ma juba surusin nii kokku need landid sinna stendide peale, et lihtsalt kitsas oli, et nüüd siin on nagu praegu laadna, et ma saan siia veel kõvasti seda perfot juurde panna tulevikus ja sinna seina paneks riiulid, kuhu saab nagu rullid peale panna. Et esialgu siin nagu ruumi on ja praegu piisab. Et ühel päeval jääb ka see väikseks tõenäoliselt. Aga siis vaatab ja mõtleb edasi. Aga mis seal ikka? Hakkan pihta ja kui ma kuskil maal olen, siis ma näitan mingeid arenguid. Vot, vahepeal näitan ära, et siin on päris huvitavat kraami Savage Gearilt. Väike osa uuest kaubast, mis pidi tulema. Siin on igasugused offset konksud. On siis Texas ja Carolina riigi nii-öelda komplekt. Siin on kõik vajalikud tarvikud olemas, et rakendada. Siis valmis dropshoti lipsud ja igasugust ägedat kraami, mingi väike osa lante tuli. Suurem saadetis jõuab millalgi, et Savage Gearilt tuleb päris palju kumme ahvenal kohale. See on mis võttes kinni. Siin on seks vähid, et mis ongi tegelikult väga popp siuke vähk on ja ma tegelikult nüüd kohe uue õige konksu leian, aga enam-vähem selline offset konks ja siis Carolina väikene selline bullet head, et umbes midagi sellist tuleks ja see on nagu selliste vähiliste asjadega päris killer kombo ahvenale. Lisaks hästi populaarne see need rigging ehk siis need
need tšigipea, kus lant jääb põhja püsti ja siia otsa samamoodi saab panna seda vähki või siis näiteks neid ussikesi, et ühesõnaga igast ägereid lantse veel tuleb, et tasub hoida Machfishingu veebi poole silma peal ja kes on siis tõsisemuviline, tahab midagi soetama tulla, kui ladu valmis on, siis see on kõik oodatud, sellised stand-up tšigipead, kus lant jääb põhjast nagu kõrgemale, ehk siis jällegi ahvenale palju paremini märgata kohale samamoodi, et vahepeal siis Machfishingu teist ladu, esimene oli kodus üleval toas, teine on siis selline väike ruum siin. Ilmselgelt ma olen siin juba hädas, nii palju kraami ja selle ma siis kolingi sinna teise, mis ma juba näitasin. Siin kõigepealt need stendid on vaja võtta tühjaks ja viia kõik kaup teise ruumi ja siis saab neid stende hakata siit sinna tarima. Tänaseks aitab peal ikka siis koju minna, mingid muud plaanid, aga üks sein on valmis, et nagu lapitekk on vähe, aga mis vahet seal on? Siin tuleb nii palju head manti peale, et neid seinu pole alt nähagi. Uus päev käes. Olen täna juba veits möllanud siin, aga kuidagi aeglaselt läheb. Julmalt aeglaselt läheb. Lihtsalt ma ei tea. Olen täna ainult jõudnud siia need Big Shopperid, Big Huulad, Big Tigerid ja siis selle, mis see veel on, Big Hula, Big Shopper, Big Tiger ja Big Razor. Big Razor on see siis jah, seal all on see lava. Nüüd on mul teisest ruumist Big Shadid vaja ära tuua. Neid on kõige rohkem. Big Shadid hakkavad ilmselt sealt otsa pealt pihta. Ja siis ma ei tea, kuhugi maale ma tulen nendega välja. Et keeruline mingit süsteemi siin teha, sellepärast et osasid värve pole veel käes, need alles tulevad, siis ma ei tea, tuleb neile mingi ruum jätta, pärast on vaja jälle ümber tõsta. Aga noh, vaatab siis pärast, panen praegu igatahes need ära, mis on ja äkki jõuan täna selle teise seina ka juba kohal tuua, aga eks midagi, panen edasi. Vot nii, nagu näha pole siin suurt midagi muutunud, talvekraam ja et siit ma võtangi nüüd sealt tagant veide pealt ma hakkangi Big Shad juunioritest pihta vist, neid on mul kõige rohkem, et ma lähen tõmban need järjest sinna kuskile seina ära ja siis vaatab edasi. Siis need Schwarzonkerid ja Schwarzonkerid ja Neis ja Gator ja teised landid saavad siis sinna teise seina ja ehk siis vaatab. No nii hakkab looma. Big Shad juuniorid sai ära kolitud ja põhimõtteliselt peab uut ruumi hakkama otsima. Kitsaks läheb jälle. Okei, nali. Siin on siis praegu 36 erinevat värvi. Ja nüüd siin varsti tuleb täiendust veel, uued värvid ja vanadele värvidele täiendust. Ja sellele booster järgile täpselt samamoodi tulevad uued värvid ja täiendust. Kupile tulevad just need väiksem mudel shallow ehk siis nii-öelda ujuv või noh, madalast püügist aeglaselt uppuv lant Jumalast idekast Saaremaale ja siin on neid läinud ka päris palju. Et väga äge lant. No nii, enam-vähem kõik Strike Pro on siia toodud, välja arvatud siis ahvena kummid.
ehk siis homme jätkame. Pean praegu ära minema, aga siin ma enam-vähem kuidagi panin ja sinna veel kõvasti ruumi. Haugilandid on siin ülealpool ja ahvenomad tulevad allapoole, nii et ruumi on ja teine sein tuleb samasugune ja tegelikult on keskel ruumi veel topelt. Ühesõnaga keskele võiks veel panna 2 rida sama pikka seina. Ehk siis siit hakkaks minema niimoodi nagu U-kujuline selline siis nagu pood, et ühesõnaga ruumi on, siia ma mahun mõneks ajaks ära, ma arvan. Ja nagu ma juba mainisin ka, siis siia saavad kõik soovijad ka tulla ise asju katsuma ja siis koha peal ostma kokkuleppel. Vot, aga olgu, panen praegu tänaseks pillid kokku ja homme, kui ma jätkan, siis on see, et ma panen selle seina siin püsti. Ja siis saab kõik muud kummid siia tuua, Schwarzonker, Gator, Neis ja siis see KP-Peitsi haugimudel. Ja igast muid asju on ju ka, igast nöörid ja landilõksud, kummide need Stinger rakendused, asjad, et ühesõnaga veel tegemist on. Kuhugi tuleb riputada ka need väiksed wooblerid tritsimiseks ja siis tööriistad asjad, et algus tundub julmalt ruumi, aga tegelikult see ruum kaob siin kähku ja siis on jälle väike ruum. No nii, võrreldes eelmise kaadriga on pilt natuke muutunud, mõned päevad on mööda läinud. Olen siin järgemööda teinud, nii palju kui aega on olnud. Ja nüüd on mul riiulid paigas, aga asju on veel teisest ruumist natuke kolida. Et praegu on siin riiulitel ka asjad niimoodi mingit moodi, aga see muutub kindlasti, et nii palju kaupa on veel tulemas. Ja kui siit ülejäänud kaup nagu ära tuleb, et siis saab nagu mingisuguse loogika paika siin loksutada. Aga praegu on jah, siin mingi kaup on nagu pandud ja kõvasti on veel ruumi, et siin on mingid sigipead ja asjad ja nöörid ja värgid, et enam-vähem, et mõtlesin, teen siukse vahekaadri siia veel, et kahvad on veel osad teises ruumis ja sinna otsa seina tulevad siis riiulid, kuhu saab rullid ja näiteks liitsi prillid panna, arvatavasti siia üks riiul siia ja võib-olla isegi veel kolmas ka, et kitsas juba, kurat, ma ütlen, uut ruumi vaatama, et olgu see ruum nii suur kui tahed, et kui asju tahad niimoodi mõnusalt mugavalt panna, siis on alati ruumi vähe, aga okei, üks kõne tuleb praegu vahele, et mis seal ikka, järgmine klipp on juba siis, kui mul see ruum on natukene rohkem valmis. No nii, nagu näha hakkab vaikselt ilmet võtma, et siin on viimased rõngad ja landilõksud ja asjad üles panna ja siis on juba peaaegu valmis, et panen siia need landilõksud, rõngad, pöörlad, hülsid üles ja siis teeme väikse tiiru ja vaatame, mis siin laos siis riiulitele sai. No nii, ütleme nii, et nüüd on see ladu selles mõttes valmis, et ehitusliku poole pealt siin rohkem ei mölla praegu. Riiulid on küll vaja panna seinale, aga kõike jõuab järjest teha, et riiulid said nüüd üles, need stendid tähendab ja kaubad on peal ja hetkel tuleb järjest nagu juurde seda kaupa, aga hetkel on kõik, mis on ära pandud ja
ja kõik soovijad saavad tulla siia koha peale ka nii-öelda shoppama. Vot. Et ritvade valik on kõvasti paranenud, et siin on põhimõtteliselt igaks püügiks ja erinevaid teste, et multirulliridvad ja spinninguridvad. Ma näitan siit mõnda lähemalt. Siin kõrval on kohe näha üks BFD landikott, mis on väga praktiline, ühes videos näitasin. BFD-l on siis põhimõtteliselt see Instinct Reloaded on ikkagi suurte lantide ritv. Siin on spinningu versioon kuni, mitte see, tähendab, siin on multirulli versioonid 120, 130, 180 ja siis on spinningu rulli versioon on siuke, mis on kuni 110 grammi, ehk siis saab ka, kes ei taha multikaga, saab ka spinninguga neid suuremaid lante loopida. Siis kõige vingem ritv siin laos üldse, Crazy Fish Arion. See konkreetne mudel on siis spetsiaalselt mul sisse võetud kohapüügiks, et endal samamoodi tuleb kasutusse sellel aastal kohapüügile see sama ritv. Väga kerge ja tundlik, ütleme siuke profiritv ja hind on muidugi ka vastav, et kallis küll on suht, kallis on nii siuke suhteline mõiste, kuidas kellegi jaoks, et aga väga hea ritv on see, et ülikerge, ülitundlik, et sellega ei jää küll ükski võtt märkamata. Ja siis sama Crazy Fish versus, samamoodi kohapüügiritv, nüüd lihtsalt alternatiiv sellele Arionile, et ta on odavam ja ta on natuke tummisem ka. Siis väga vinge ritv, samamoodi võtsin endalegi varustusse, on 13 Fishing Meta. Siin on see konkreetne Meta Spin, 10–30 grammi testiga, täpselt samamoodi kohaahven, ülikerge ja tundlik, ka väga kvaliteetne on see Meta seeria. Siis Meta seerias 2 multirulliritva ja siis suurte lantide jaoks ja siis 13 Fishing Fate Black on samamoodi nii multirulli kui spinningurulli siis nii-öelda ridvad. Okuma Guide Select, ülimõnusad ridvad, julgen soovitada, et ühesõnaga. Ja siis edasi juba rapalalt natukene Savage Gear, erinevad mudelid. Et kellel on huvi mingit ritva näppida, siis lihtsalt tulge läbi ja lepime kokku, et ise igapäevaselt siin laos ei ole, aga nüüd on see ladu selles mõttes viisakam, asjad on standidel ja saab tulla juba ise ka näppima, kui vähegi kindlam soov midagi osta, siis tulge koha peale vaatama. Et ma näitan korra neid Meta ritvasid lähemalt ka, et tegemist on väga ilusate ja väga kergete. Näiteks see konkreetne mudel on 56–170 grammi testiga. No suht kaigas, aga ebareaalne kui kerge. Ja siukse ridvaga on mõnus püüda päev otsa. Aga ma näitan just seda spinningu versiooni, millele ma ise panin sellele 13 Fishingu ridvale ma panin ise Okuma Seimari 1000 suuruse rulli peale ja väga mõnsa kombo on. Sobivad hästi kokku ka, punased mustaga mõlemad. Et mõnus lühike ritv paadis püügiks, 2.13 on pikkus. Extra fast toime, ehk siis täielikult tipupaindega, ülikerge, mõnus, ma arvan, sellega on samamoodi Emajõel väga mõnus koha püüda ja täpselt paraja selle käepidemega, et üli mõnus, et ise sain esimest korda ka näppida nüüd see aasta ja armusin täitsa ära sellesse ritva, et julgen soovitada küll, kes tahab. Ühesõnaga, oma silm on kuningas, tulge koha peale ja proovige ja näppige ja siis saate parema ettekujutuse. Mis ma tahtsin veel näidata, et 13 Fishing A-Concept
3 ja 2 multirullid on ülimõnusad tööloomad, et see 13 Fishing A3 on just mõeldud suurte lantidega püügiks ja just selline tööloom, et mõnus on see rulli puhul see, et tal on track clicker peal, ehk siis tal on see sidur nagu Hasper-rullil ja käik on tal mõnus ja selles mõttes, mis selle rulli teeb kindlasti konkurentide rullides paremaks on see, et ta max drag on 18 kilo, ehk siis ta on tõsine tööloom, et sellega sa võid loopida igasuguseid suuri kumme ja asju ja ma olen ülikindel, et see rull kestab, et kestab kindlasti paremini kui siin mõne tuntud tootja, ma ei tea, 400-500-600 eurosed rullid, et ma arvan, et see max drag juba näitab nii mõndagi, et mis ma veel tahtsin näidata, millele see A2 hästi peale sobib nagu valatult, on näiteks üks Okuma 20–50 grammi testiga siuke multirull. Et see on nagu võiks hästi sobida meie tingimustes võib-olla merelt haugipüügiks või miks mitte ka sisemaal väiksemate lantide loopimiseks. Endal mul on näiteks seesama kombo kasutusel just kohapüügil, kui ma lähen laivanduriga püüdma. Kasutan seal tavaliselt mingisuguseid, ma ei tea, 12 senti lante, 15 senti kuni 20 senti lante, et ülikerge ja väga mõnus, et need 13 Fishingu multirullid on nagu üle prahi lihtsalt, et julgen soovitada küll. Tulge näppima koha peale, et oma silm on kuningas ja üritan siin kogu aeg mingisugust ladu hoida, et kõigile oleks midagi ja mis mind see aasta nagu sain ise ka esimest korda näppida neid Okuma rulle, püügi koormus pole veel eriti saanud, aga see uus Seimar HD, mitte tavaline Seimar, mitte XD, vaid just see Seimar HD on selles mõttes küll nagu täiesti positiivse mulje jätnud, et näis, kuidas ta kestab, aga hinda on tal ainult 80 €, käik on ülisujuv, et ma ei tea, ma arvan, et siin on raske nagu piiriseda, et see kindlasti ka täitsa mõnus rull, et siin Shimano ja Taiva mingi üle 100-150 euristele rullidele astub kindlasti kandadele, et ma arvan, et tasub täitsa proovida. Nii, aga mis ma tahtsin veel näidata, on Big Shadid ja erinevad kummid, et see valik, Big Shadide valik on kindlasti Eesti parim. Big Shadidel ja Big Shad Junioritel on suurem osa uusi värve samamoodi esindatud. Vähemalt siis, kui see video YouTube'i jõuab, selleks ajaks on mul kas tellitud või juba kohal. Tellitud on nad juba praegu, aga tõenäoliselt ka kohal Big Shadi uued mudelid, uued suurused. Et tuleb väga huvitav suurus, kui meil on siin Giant Pigtail 40 senti, siis nüüd tuleb lisaks samasugune Carlitail Pigtail ehk siis 23 senti. 23 senti, see on siis sellest tavalisest Big Shad Originalist siis tehtud, et väiksem suurus. Aga mis võib-olla kõige põnevam uudis kummilantide poolt on Rapala Crushiti, et Crushiti seeria on kahtlemata uus killer Emajõele, eriti kohapüügil ja Pärnule, et jumala killer värvid, 12,5 senti, 10 senti, 7,5 senti Major, teine see nii-öelda sabaga variant teistsuguse mänguga 10 senti, 7,5 senti Major. Freeloader, mis on Freeloader? Freeloader on selline lant,
mis tegelikult on mõeldud kasutamaks chatterbaitiga. Ehk siis chatterbaitil on siin see konks ja freeloaderi paned sinna taha. Samamoodi saab freeloaderit kasutada näiteks selle Carolina või tähendab selle dropshoti rakendusega. Siin on vähid, samamoodi Carolina rakendusega näiteks. Ja maailmas uus kuum püügiviis on heediga ja need on siis needriigi jaoks mõeldud kummid, mis pannakse sellise tömbi tšigi pea külge ja siis ta niimoodi vajub põhja, see lant ise on ujuv, et ta tšigi pea on põhjas kõmmist ja see on niimoodi püsti ja võbiseb, et väga siuke hästi elastne on see lant. Dropshotile Stingman on 7,5 ja 10 senti. Et see Rapala Crash City on küll väga vinge ja väga hea kvaliteediga on need kummid, üli hästi mängivad, üli pehmed ja samas mitte liiga pehmed, vastupidavad peaks olema. VMC Bullet Head čigipead ja teada-tuntud ülikvaliteetse PKK konksuga KP čigipead. Nii, minu lemmikud. Booster jergid, kindlad haugimagnetid nii merele kui igal pool mujale. Ja siis Laisamehe jerk, Booster Swim ja nende Booster jerkidel tuleb ka kõvasti ja Booster Swimidele ja kupidele tuleb kõvasti uusi värve ja värki siin maikuu jooksul, nii et hoidke mahfishing.com lehel pilk peal ja tulge koha peale ka, kellel on huvi midagi osta. Lihtsalt võtke ühendust, kuna see pole mu igapäevatöö, siis ma ei ole kogu aeg siin. Vot, aga mis ma veel näitan kiirelt ära enne video lõppu. Üks minu lemmikuid nööre on Strike Wire Performance, valget värvi, hästi näha silmale ja 0.08 kuni 0.34 äkki oli, jah. Ja seda ma julgen küll soovitada, ülimõnus, siuke, ma ei tea, pehme, vaikne, hea nöör, et eelmine aasta sai juba kohaga kasutatud ja seal ta oli juba super, et mingile suure haugi ridvale seal multikale peale panna, vaata, et võib-olla isegi liiga hea nöör, et selles mõttes seal ei ole vaja nii head, et seal võib täitsa vabalt panna sellise odavama suffiksi ja just jämedad suurused, aga noh, kellele mis, et selles mõttes see Sufix 9.1 on väga hea nöör samas. Nii et ka nööri valikut on ja kõike saab, et offset konksud suurtele kummidele, trossid, landilõksud, pöörlad ja mis on veel huvitav, on sellised dropshoti konksud, mis on väga lihtne rakendada, et pealiin ja pealiini külge otse ja siis alt läheb juba see mingisugune lips, mille külge läheb see dropshoti tina, et väga lihtne viis ja siis tavaliselt dropshoti konksud samamoodi, et erinevad siis rakendused kummilantidele, väga põnevad on need Savage Gear'i D-Stinger, millel on siin siukesed ogad ja see tähendab seda, et see kõik konksud jäävad vabaks. Vot, aga ma ei tea, niimoodi jääbki siin ümber jutustama, rääkimata kahvadest, mis siin on kõik CVC erinevad mudelid, mõned on sees ja praegu on mõned siia poole teel, nii et stiilsed nokamütsid, liitsis, järgid, värgid, et ma ei tea, tulge lihtsalt koha peale ja vaadake, et selline see laoruum sai, juba ütleks, et jääb väikseks varsti või noh, juba jääbki, kui uus kaup jälle kohale jõuab. Nii et ma ei tea, ma nägin siin nii palju vaevad siia kõik asjad tuua ja varsti uuesti kuskile ära kolida, ebareaalne. Aga noh, varsti tuleb seda teha, sest et kaubavalik järjest suureneb, et nii ta läheb. Üritan ikka head ja paremat pakkuda, et aitäh, kes seda hindab ja mis seal ikka, tulge kohale ja vaadake oma silmaga üle ja või siis minge mahfishing.com ja valige sealt. Ja kes tahab kalale tulla, siis sellest aastast on ka giiditeenus juba üsna populaarseks muutunud, et
Emajõel kohapüük näiteks kohe-kohe varsti ukse taga ja praegu siin Suure Augi püük, nii et kes tahab, tulge kalale, et hinnakiri on kodulehel üleval ja nii on, vot. Aga tänud vaatamast ja järgmises videos näeme. Tšau!